Mina olen Kaido, Transpordiametis töötan laevaliiklusjuhina. Olen seda ametit pidanud peaaegu 16 aastat praeguseks. Meie põhiliseks ülesandeks on see, et laevad jõuaksid ohutult oma sihtsadamasse ja kui nad ka ära eksivad oma teelt, siis meie ülesanne on neid juhatada õigele teele. Mina olen Hendrik ja olen laevajuhtimiskeskuse vanem laevaliiklusjuht. Transpordiametis olen ma töötanud ligi 20 aastat. Ega seda tööd saan seletada läbi igasuguste filmide, kus filmitakse lennujuhtimiskeskuseid. Ja niimoodi ma ka seletan, et nagu lennujuhtimiskeskus, aga laevadega. Minu töö teeb põnevaks võimalus suhelda kolleegide laevajuhtidega üle maailma erinevatest keele- ja kultuuriruumidest. Mille peale inimesed tavaliselt ei tule, on see, et kuigi vaadatakse, et laevad, nad ei sõida kiiresti. Iga asi võtab aega, aga kui tekib mingisugune ohtlik olukord, siis see aeg läheb väga kiiresti ja see külm higi selja peale on väga kerge tekkima. Minu kõige põnevamad tööülesanded ongi laevadega suhtlemine. Inimesed, kes satuvad siia Soome lahte esimest korda, nende juhendamine, õpetamine, teinekord isegi lihtsamate asjade selgeks tegemine, kuidas meil siin Tallinnas või Narvas või Kundas, kas või Paldiskis asjad käivad. Et saada siia laevaliiklusjuhiks, pead läbi käima Mereakadeemia, saama vastavad paberid, käima ka korra merel ja siis kvalifitseerud laevaliiklusjuhiks. Meie osakonnaga liitujale kulub marjaks ära kindlasti huumorisoon, hea pingetaluvus, erinevad keeled tulevad kasuks. Nii vene keel, inglise keel, saksa keel, soome keel, rootsi keel vahest. Iga tõsise töö juurde peab kuuluma natuke huumorit ja Henrikul on väga hea huumorimeel. Töö varjatud külg ongi, et laevaliiklus toimub ööpäevaringselt, selleks peame ka meie tööd tegema vastavalt nii öösel kui päeval, siis graafiku järgselt. Öötöö ajal juhtub kindlasti nalja, kui sa ise ka teed. 12-tunnised vahid, loomulikult tõused püsti, vahepeal pumpad kätt, vahepeal teed mõned kükid. Meie aitame ja hoolime nii päeval kui öösel.